Doktor Rips, mis juhtub D-vitamiini sünteesiga päevitamisel, kui inimesel on D-vitamiin normis? No näiteks, kui meie vaataja võtab kohusetundlikult 4000 toimeühikut D-vitamiini suvi läbi, aga tahaks ka võimalikult palju päevitada. Nüüd tal tekib õigustatud mure, et kas ta võib saada üleannuse D-vitamiinist. Mis puudutab päevitamisel loomuliku ülemiste nivoode tekkimist või ütleme, kas loomulikul moel on võimalik saada D-vitamiini üleannust, siis tegelikult loodus on ikkagi piisavalt tark olnud ja ühel hetkel D-vitamiini süntees nahas pidurdub ja see ongi siis üks see päevituse efekt, ehk siis nahk muutub pruunimaks. Ehk siis tegelikult siis näiteks tumedanahalistel on huvitaval kombel ikkagi risk D-vitamiini sisalduse vähenemisele ka loomulikul teel, et nendel on loodus teinud sellise trikki, et neil suvel nahk sünteesib natukene vähem D-vitamiini kui valge nahaga inimesel. Et mida rohkem te päevitate, seda vähem teie keha tegelikult toodab loomulikul moel, aga ta toodab seda piisavalt, ehk ei pea juurde võtma ja üleannustamist ei pea kartma. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh teile ka ja edu ja jõudu. Aitäh. Päikest.